No tervitus teitele. Kuuled sa mind, ma olesin Tillevani peal. Ilm oli täna kangest tatine, ma pole mitte hakanud Kuressaarde tulema. Näh, joo, sa oled kõik see aeg nüüd, mis ma pole sulle õpetust siin nädalotsa jälle andnud, mitte, sa pole oma peega mitte meelt välja mõtlenud ju. Noh, aga arvest siiski tsenne ka, et ega ma nii Kopenhaagen ei ole, et kõik asju jälle sulle oskan ütelda. Neljapäev on seune päev, et siis jälle tuleb Maaleht. Noh, mina seda nüüd eriti ei loe, vanamoor teda tellib rohkem ja ma ei loe teda sennepärast mitte, et seal on nii pitkad jutud, et ma jõuan 2 korda vahepeal prillina peal tee kukkuda ning magama jääda ennem, kui ma ühe lehetükki jälle läbi lugeda saan. No ma vaatasin siis Maalehe selle viimase lehega oli sul pisin raamat ka kaasas ja seal siis üteldaks sedamoodi, et kinnegi Mari Torga tunneb kohe eelest tee. Ma ei tee küllgi see Mari Torga kinne eelema tundma. Jo ma siis nõunud olgus ikka olen, et jälle mitte parime täheletegijad ei tee mitte. Ja siis oli seal veel üks pisin brossüür. Ma ei vaata, mis asi seal oli, prillid olid mul kadunud, ma vaatasin kõikse pealt see pilti. Seal oli paistis üks kina tüdrik olevat kinnel jälle, silmad olid kinni, keed olid püsti taiva poole ja ma ei tea, mis asja ta ootas, ja kõik see jälle, mis selle päevavalgust ei kannad, oli kenasti sukapükstega kokku tõmmat. Ja nüüd ma siis lugesin, et mis selle nimi on siis sellel brossüüril ja loen ja ehmadasid et see. Ma lugesin et välja, et see Targut Leta. Ma pani Padavai vanamoori juurde ütlema, et kuule, et nüüd on Maaleht ka hakanud seda tüdrugud üles panema. Mul tehti siis sõnad seltsi ja ma sai jälle selgeks, et kui tolgus ma pidi olema, et see brossüür kõik see aeg Maalehek koos käinud ja selle brossüüri nimi on Targut Leta. No jaa küll. Johan käis siia üleeile meitil, tal oli midad kaasas ka sedavat Mardipäeva õlut. Johan ise ütles, et koduõlu on nõuka asi, mis iga päevaga paremaks läheb, kui ta seisab. Et ta on ka nõukast õlut teinud, mis jälle jõuludes saati jaanipäevane astjas seisis. Ning jaanipäeva sai see kõik joodud. Ainult, tuli vähe soodat sesse panna, muidu oli medamaitse juures. Vaata, ma õlut teinud ei ole, ma ei tee. Aga joodet paremini, mis kunst see on, tedel ju tehtaks ka õlut. Vaata, mõni aasta tagasi ju ma kuulsin, et see Palupeeter oli ju Hiiumaalt sinna jälle Saaremaale sennepärast viidudki, et jälle teitel ka oleks jälle midad toobi seest võtta. Sest teie olete kavalt mehed küll saarlast. Teie olete oskanud jälle kadaga õlu tegite sõukse, mis mereveest veel lahjem on. On see praegu veel müügil või on teil juba mehemad õlled siiski triiuli peal? Ma arvan, et ju see viimane on ikka õige. Ma tahtsin sulle rääkida veel seda, Johaniga me istusime, arudasime, televiisoris näitas ju ka, et jõulukuust pandi juba Tallinnas pösti. Ütle nüüd, praegu alles novembri keskpaik, oleks siis veel, et esimene advent või siis, kui sa jälle küünlepänem paned ja ootma hakkad aga keskpäega rohelist aega, mis praegune aasta meile seda mood on, toodakse kurjavaimu kuust ning pandakse aegu ja plats üles. Ja meie arudasime Johaniga seda, et iga aastaga see kuuse toomine ja panemine tulnud ikka natuke see suve poole. Ja sennega tuleb varsti välja, et jaanipäeva tuleb, pole veel lökked veel suitsevad, kui kuus pandaks juba üles. Aga see ja kõik senne jaoks, et inimesed lolliks teha ja aeda neid suri jõulukinkist astuma. Ja nüüd ei teegi, et kaua see Raekoja platsis seda mut seisab. Kas pandaks küünled siis põlema, kui Edgar jälle Afrikast tagasi tuleb või kui need Tallinna jälle võimumehed seal volikogus eesti keele õppivad. Muidu ma ei oskasi rohkem midagi öelda, ma ütle siis ka, et ma ei kommentaari. Ja vaata, senne kuusega on kogu aeg mool ka üks jäma olnud. Ja jäma hakkas peale siis jälle, kui neid jälle hakati tagasi andma. Mool tuli ka välja, et jälle 20 hektarit maad oli tagasi saada. Ma läksin siis käina valda, seal anti mul ilus pabersuur ja kaart käik ja et see mu esimene maa ja ma saan enne tagasi.
rööm oli siis hermus suur ja Juhan tuli muidu, Väimest tuli autoga, sellepärast et see jälle mu praegust elukohast 15 kilomeetrit kaugemal. Me läksime siis vaatama, et kus kohas ne piirikivi ja ühe korraga tuleb meite juurde siuksed karmi näoga mees ja küsib, et mis mei siia maa peal trambime. Ma võtsin paberit välja, näitsi taale ka, et ne ju maad, kus käina lahe ääres kenasti männimets kasvab ja selle kuuski ka. Ta ütles mulle, et kadu, kui me ei mene, muidu kutsub politsei. Kurat, mul sai muidu ting täis ja ma juba mõtlesin, et ma näidan soole, mitu 50 käib. Teised rahustast ma siiskit maha ja Juhani Väimest poiss helistas siis sealt vallamajja ja sealt öeldigi, et nad on eksinud, mul selle maal enam mingitsugust õigust ei ole, sellepärast, et jälle see taluseaduse käe võetud. Kurat. Eks me loputasin muidud selle mure siis Juhaniga alla. Aga selle kuusega on sellegit poolest üks jäma on aastad läbi. Kus sa siis nüüd lähed? Mool talu ümber 2000 ruutus, rohkem ei ole, ümberringi eramaad. Ja ju sa arvad ise, mis ma siis ette peab võtma, ega siis väga kaugelt seda jälle tooma ka ei lähemeta. Ja oligi, et ühe aasta ma läksin kuuske tooma siis ala ja võtsin sae kaasa muidud ja leidsigid kuuse üles, võtsin maha ning siis hakkasin tasakesi kodu poolema. Ennem kui ma jälle olekskid kuusega väravast sisse saanud, oli üks jäme linnamees mul püssiga vastas ja küsis 1000 krooni kohe valuraha. Mis ma nüüd siis häda pidi tegema? Ma võtsin jälle vale jälle appi, ütles, et vaata, et see maa oli vanasti meite oma, aga taluseedusega võeti käest. Öeldiks küll, et valel oli lühikesed jalad ja enne korra jäid jalad pitkaks. Sest ma sai selle linnamehe toppa ja ütles, et ajame siis seda asja teise moodi edasi õllekannu juures. Johan oli mulle elut toonud, aga enne korra oli eluutiga seunemes jälle toop ja mees, aga see nalja pole tehtud. Ja tunni aja pärast olime siis nii juba sõbrad, et linnamees hakkas nutma ning vägisi mul jahipüssi kinkima. Ma ei saa muidu vastu, et ma pole eluaeg jahimees olnud. Ta ütles, et võta aga ikka siis saad need mehed, kes jälle su maa tee võtsid, neid vähemasti ermuta. Ta jäi lõpuksegi nii joonuks, helistas oma pisise telefoni pealt ja siis üks suur laibaraudadega auto sõitis treppi. Nüüd ta pakkus tülidamise eest juba moole 1000 krooni, aga ma soovidasin talle selle eest muistust juurde vasta. Ja seda mõtte läkskid. Ja ma olen nüüd mõtlenud sedamoodi ka, et mina nende kuuskedega enam ei jama, täna vasta toon kadaga tuppa, see ka ilust pihin roheline tups lasta valla. Aga soole ma siiski soovita, et kuusk ära sa nüüd ennem mette seda tuppadu kui esimesel advendil, kui sa muidu ei kannada. Aga kõik see õigem on ja siis sa teed mulle ka head meelt, kui sa tood kuuse jõuludeks, ennepärast, et vaada mu sündimisaegu peev varem kui Jeesusel, kui sa must õigesti aru said. Olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Ma oli jälle telefoni peal ja osas ennest muidu aru said. Vaata selle nädalaga jälle mida teistmoodi kui eelmise nädalaga ja ma kuulsin, et meite Eesti poistel oli kuskil pool Singapuuris mingitsugustel võistlustel Eesti lepp jälle tagurpidi olnud. Aga siis ma kuulsin ka seda, et meite mihi siiski süüdista ei saa, sest jälle särgid olid lätlast tehet. Kui siis ainult nii palju, et vaata nõukast tähtsad asja nad leppe ei tohi mitte liimulamude käde anda, tehja. Nendel on need asjad ju teisepidi kui meil ju. Vaata, nendel pidi see S sõna lõpus seda tähendama, et sõna on mees soost. Aga ma ei saa siis nüüd mitte aru, et kui ma ütlen Läti, siis on ta naissoost, kui ma talle S-i taha pane, siis on juba mees soost. Me mõtlesime siia Johaniga, et mis mood saaks nendel jälle tagast tehja, et keeraks nende lippu ka teisepidi. Aga viiki see jähigi, sellepärast, et nendel ojud riibud ning meie ei muutu, pööra mis mood tahad. Aga siis tuli Johan jälle hiiglema ja mõtte peal, et muud võimalust ei ole, kui see, et Läti lepp tuleb pöösti panna. Hea küll selle lipuga. Ma lugesin lehest, et Meiteva Antson, kes ennem siin suur kaitseminister oli, et selle käest tahetakse suur unik raha kätte saada.
Noh, need dokumentide pärast, mis ta ei laskis varasta. Aga ma ütlen sulle, et see on kõik üks lolli mängimine. Sellepärast, et muu meelest nõukast asja nad Kaitseministeerium pole meitel mittarves. Me peame su 2% oma suurest tulust jälle kõik andma igasuguste suure kuludeste peale, muidu natupoisid ei kaitse meid mätt. Saan nad nüüd röömsalt 2% GST ja vaadad pealt, mismoodi Vene lennukid meid taevas ringi lenduvad. Kus siis nüüd see natu? Vaada, oleks esimese korra, kui see lennuksi tiiba näitas, litaga ikka e-pand, oleks venkudel taevapiiri kohad kohe selgeks saanud. Aga sedamoodi, natupoisid peksvad peeb läbi pokkeri, taevad naisi taga, siis teedustatakse suur valju häälega, et meie hakkame nüüd manöövrit tegema, nüüd hakkab meil lendama. Ja Vene hävitaja tuleb seal samas lappide kas või sulle karduli põllali, nende ükskit koer ei käi, Putinist rääkimata. Vaata, seda klunni peaks keskid siiskid küll õpedama, aga jätta näppust. Ta teeb Senevas Rööderiga veel siukse sigaduse valmis ning tahab Venemaalt Saksamaale gaasijuhtme pidada, et Läänemeri jahku lasta. Ju see uus salaprotokoll siis on, Helmessi käim pandaks. Aga ma arvan, ainam lootus on nüüd selle sakslaste uues naisterahvas, kes sinna edeotsa validi. Ning ma usu, et taale jälle Meiterüütli lokid kangest meeldivad ja need teda ükskõikseks ei jäta, et ähk nad siis kahekesti muistvad pisisele Putinile siiski aru pehe panna. Kui tal muidu pees koht üldse seda ma ei tea. Sellepärast ma arvan, et mis salajast dokumentist me siin mängime, kui vailane su saladust juba õhus eneb. Ja mis jälle üldse meid sõjaväelastest rääkida. Juhan teedis ühe mihe, kes jälle Vene armees käis. Seda oli pärast suurt kõrgemat kooli. Ta saadetud Polarione taha, ju sa tead, seal ainuke emane asi ju emane jääkaru. Ja ta oli siis suur tankikomander ning pärast sai noorem leitnandi kupupeele ja siis olid pärast veel kordusõppuste moodi asjad ning siis pandi veel üks tärni juurde. Seda moodi oleks ta vanem leitnandini välja läinud. Ja kui siis Eesti Vabariik tuli, siis vöödi see üks kupp jälle maha, sellepärast, et meite sõjaväes vanem leitnandi auastet ei ole. Ütle nüüd, mis tahtmine oosool siis sinimust valge lipuga lehvita, kui soltsu pagunid maha köötakse. Ega see mees jälle polnud kade ega mitte. Sest kui nüüd hakati teda jälle Eesti sõjaväkke kutsuma, siis oli tal esimene küsimine, et oota teil mulle tank ka anda. Avada Eestis pole tankist siiamaane. Siis poiss ütleski, et nii kaua, kui jälle tanki moole ei anta, mina tedel niisama kahurlihaks ei tule. Ja siis vaadake, tooge tank, siis vaadame edasi. Jähigad sõjaväest välja. Mul tuli nüüd meelde. Vaada, Joosa eelmise pühapäeva seda miljonimängu ka vaatast. Seda oli üks viluloogi moodi asi, mis muud nad nimetavad seda, see, kes jälle mede lastele peaks ilusad ning õiged ema keeld õpedama hakkama. Tead, see mool oli kohe algusest peale nõuke tunne, et see tüdruk ei tea üsna mitte midagi. Ja vaada, kui siis küsid, et mis asi ka, siis jäi ta kohe blendri ning oleks järjepealt selle mütsiks pakkunud. Järgmise korraga läks asi ju veel hullemaks, kui küsid, et mis asi see Raglan lõigeo. Kuule, ma olen meeste rahvas ning isegi, et ma tee, mis asi see oo. Aga ta oleks selle peale järjepealt vastanud, et neopüksid, mis selle alt laiemaks lähtvad. Mis asja siis seukast tulevast õpetest arvan peed ning mis muistust seuke lastele koolis annabki, siis omal nagani pähe paneb ning Raglan lõikega püksid jalga aeb. Ning kõik see aeb käib üks jutt, et õpetada palga toob isist ning õpetada palga toob pisist. Teed sa, Hiiumaal Kärdla keskkool või nüüd on ta suur ühisgümnaasium. Seal pidi 14 õpetajal palk suurem olema kui Kärdla linna peal. Ja senne suure palga eest tuleb ta veel soole ütlema, et soo poiss äide tundis kaasa mitte. Kurat, kas ma pea siis jälle omad tööd jälle senne paika jätma kooli menem ning aitame õpetajal tundis kaasa tähja. Mool ei ole mitte meeles, et jälle meil vanast oleks nõukast asja olnud, et me ei oleks saanud akna taga tunni ajal varesid vaata. Kui käis joonlauaga üks helelitagas vasta pinki nurka nii, et sul läks tintehmadusega ise sule peast välja ja oli sul kohe ka selge, kus koha peal sa oled ning miks jääuk sa siia oled.
Aga nii toogid, et iga aasta kukub põhikoolist 1000 last välja, kus kohta ne pandakse, siis me ei räägime narkomaanid. Vast ju seda, et naised ei jõua nii palju tettest tootagid, kui jälle lapsi koolist välja kukub. Aga siin pole tehke midagi. Nii kaua, kui õpetaja peab peale olnud kell 1:30 juba kodu olemisesse, see lapskid seal koolis passi. Ja selle asemel võiks ju siis iga isa ema lapsel kodu jälle kirjutamise ja rehkendamise ja tähed selgeks tehja. Ja selle pärast ei ole mitte tarvis kooli minna, et jälle toita seda armeed, kes seal välja vajub. Aga selle palgaga, üldse huvitav lugu, eriti selle palgaga, mis jälle kohe riigi käest antakse asjamehele. Oledame nüüd, et see suurus on 10 000 krooni või on see 15 000 krooni. Ja nüüd, kui asjamees sennele kee külge paneb, hakkab see summa võlu veel kasvama, nad imepuul olla temaal. Ning kasvabki kõikide lisatasude 13. 14. palkadega, kas kinnel 2, kinnel veel rohkem korda. Vaada, ma ka proovisi, kui pintsi käde sai. Pani 3000 krooni kööginurka kapi peale ning läksid teise hommika vaatma. Pole enam midagi olnud. Vanamar oli needki tee võtnud ja oma kummudi sahti peitnud. Ja see ütles mulle, et olames ikkagi oled vanamees, saab oska rahaga ringi käia. Ma ütlesin, et mismoodi ma saa rahaga ringi käia, kui sa selle võtad. Aga vanamar nii tühist juttu muidu ta ei kuule. Ja vaata selle pärast ma vahel mõtle, et kas soo viga nüüd mu oma kee, mida ravida enam ei saa, või joo viga siiski asjameeste kedast kuidagi moodi kiskid siiski arstida oskaks. Ma tahaks looda ja oota kangest, et ühe korra lähevad need asjad ikka sedamoodi koteeks ja selle pärast ma pane hoome advendiküünli põlema ja pane saa ka, ähk läheb paremaks. Olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitel. Ma küsin nüüd kohe, et käisid see seda plääri ka vaatmas. Ja, inimest lähtud ikka segaseks külgede. Toompeal oli 60 politseinikku on 1 ruutsentimeetri peal. Pommikoerad keskust kanalisatsiooni luukist üleks ning need inimesed, kes palju hakkas kätega vähkim, need ähvardad maha lasta. Ja siis arvadi lõpuks, et ikka plääd seda mersuga vilinal tuleb, nähki pole ühte tolnud. Aga tead see, ma räägi soole, et ta polegi mersuga tolnud. Ta lasti kopterist kõiega teenpokkimaja katusluukist sessi ja Ansip püüdis ta seljale kenni. Ning siis nad läksid Raekoja platsi kuuse juure minutist lugema. Või mis mood ma sellest siis pea aru saama, kui jälle õhtul seda muidu kerjutab, et viibis seal loetud minutid. Ühesõnaga, Tallinna elule tõmmadi terveks päevaks nöör kaela ning miks jauks. Üks va inglise asjamees, kes naerab soole hambad etsis näkku, nad marutaudis hobune ning tahab ilu ning autosu käest selle raha veel võtta, mis jälle medel ette nähtud on. Jos aru saada, et ma sellest va eurorahast räägin. Ma lugesin lehtest, et meitile pandaks süüks seda, et mei ei ole kõiki seda raha, mis nad jälle meitile anud on ühe korra kuludnud mitte. Aga mis asja meitil üle jääb? Ega siis jälle 2 korda saa mei ka mitte last omal nahk üle kõrvte tõmmata. Sest vaada, ei ole ju ühtit kindel, et kui me see rahad kõik ühe korraga jälle uugam paneme, et siis me ei hakka seda jälle tagasi maksma nad sukrutrahvi. Nõnda, et sa ei teegid, kui palju sa iga aasta moosi tehi julgud. Ning kas ikka sool ikka häbi ei ole, ma mõtle ikka selle pläädi peale. Tulle siia, keerda pealinnastel 1 päev persse ning siis lähed jälle tagasi ja hakkad otsast peale. Ei ole midagi öelda. Kinnel jõud, sinnel õigus. Ning suured riigid tõmbavad sooli ikke naha üle kõrvte, ole sa siis pealegid euroliitus või kus sa oled, meitesugused pisikesed lutigad jäävadki euroliitudeks eluks ajaks. Vaata, nad meilgid siia üks tegelane ütles, võtta peale selle ühispanga suurt jämavat, mis Antsmitsi kokku keeras. Et see ammu teeda, et pisist sulid pandaks kinni, aga suured sulid lähtvad panka tööle. Ja see va euro tulemise laulu ka praegu nad aisakellet üle lume lageda, muudkud tuleb ja tuleb. Siiski too hea, et mõned hakkad nüüd siin ka vähe jälle mõtlema. Nendel on muistust vähe rohkem, et ei pääse eurosistid 2007. aasta jaanuarist mitte tulema. Ja tead, see ma ütlen, see võib ühna tulemata jäädagi.
Aga kui mitte midagi muud tehja ei ole, siis peab seda nii kaugel lükkama, kui vähegit saab. Et me ei saaks siis jälle oma raha siin nii palju ette koguda, et kui euro ühe korra tulevad, et me ing siis ka sees seisaks ja meie ei peaks kohe jälle lusigud nurku viskama. Sest ei ole mõtet ju omal silmaklapist pähe panna. See on selge, et see ostukorv läheb siis poole vähemaks ning poole kallimaks. Ja ma ei saa mitte aru, mis asja ne meite eurosaadikud seal Brüsselis tegevad. Et sihukest sumpilontrast siin meite liiklust tulevad reguleerima. Ei seda ma tee küll, et vaata arandaeb omal konjakitega nurga peal naha vahel. Teised, Ilves oma lambutiga, see ehitab kuskil pool Abjamaal omal järmpuhked europarki. Ja Kallasel on juba oma vonts ja oma rahvas nii heast eepügat, et tal polegit midagi tehti rohkem. Ja kasu meitele mitte midagi ei ole. Nende kasu on muidu jälle iga kuu nii suur, et võtab täis mehelgit silme ees kõikuma. Ning ma ei saa üldse mitte aru, miks jauks me sedamoodi ülejäänud maailma oma pean pugem kogu aeg. Mine käi korra mööda Tallinna linna, lähed Narva maandet pidi, vaada, mis reklaamid ning sildid see loo. Nõuke tunne, et linnu keeled reppere saan. Ei ole seedus haisugi, et inglise keel on meie emakeelega nii segamisa, et kui klaasi tagant väljast ei paista, mis seespool oo, siis pead sesse vaatma minema. Sennepärast, et see kiri, mis sul uksekõrvas on, see ei ütle sul mitte midagi. Mismoodi sa jälle aru saad sihukesest asjast, kui uksekõrvas sildi peale nõuke sõna küünetsentre. Ning esimene sõna eesti ja teine sõna inglise keeles. Nuppuda nüüd saa, maa pole sinna mitte julgun minna. Ja vaada nüüd, et nüüd süüdistaga seda vaat Kersnat noolele reklaami tegemises, see ajab naeru peale ju. Et kui see sellest tüdrukust, kes 15 aastat tagasi Soome läks ning senne jooga või joogi, mis kooli ta seal jälle tegi, sellest jälle peeltnägijas filmilõikust näitest, mis jälle Erkinoole firmas oli tehet, siis peab ikka ettekujutamisvõimega küll ermus suur olema. Et kui üks ütleb, et püksid on maha võtmiseks, siis ma ütlen jälle, et ne on jälga panemiseks. Sest vaada, teitel on Kuressaares linnapea televiisorist tulnud jälle naisterahvas. Ma küsin nüüd, et kas ta teeb reklaami Kuressaare linnale või maksab jälle Kuressaare linn Kanal 2 pappi senne eest, et ta teletupsu jälle linnapeaks laseb olla. Sest muu meelest on Kersna ja Kärsna või Kärmas, mis ta oligi. Praet ainamad mehed televiisoris, kes jälle tühipaljast plema ei ae ning kennel nõukevõim et kui kuskis pool lehtva too sulidel erm naha vahel ning mõne korra olema aru saanud ka seda moodi, et nendel polegit tarvis jälle kohal minnagi rääkida juba enne asja teeklaarid. Ma tahaks ühe asja siiski ka veel klaarida. Ma viskaks jälle e-meelega ühe kaapse teite kiviaida. Ja tahasi peeltnägija kutsuda Hiiumaale. Sest vaada, Hiiumaa teede värku ju ühte otsapidi saarlas tegee. Aga iga aastaga läheb asi hullemaks, sest vaada, kui mandri peal nii kui lumi vähe maha tuleb, pandaks soolaauto liikum ning umigu vara laseb jälle saaks enne plõga ka tee äärde ja teed seisvad puhtad. Nii kui saab raami peal Teltermaal maha tuled, pead kiiruse 20 kilomeetrit kohe maha võtma, sest sa pead ju vaatma, et sa ikka roobaste sees sõidad ja samast aru saad. Sest kõrval minna ei tohi, see loodab sind jää. Sennepärast mitte üks aasta pole mitte keegi, mitte ühte sõna öelnud. Kõik kiruvad, aga muudatust ei ole. Kas andvad saarlasse hiidlastel nii vähe raha, hiidlast hoidvad selle pealt veel kokku, aga seda ma ei tea, aga vaada nõuke tunne küll, et egatsugu lumemassinad on juba suitalve kortlisse pantud. Aga muidu nõukest pilti sa kuskis pool mujalt jälle ei näe, kui Kärdel keskväljakul, kus kommunaali kopp läheb tasapisi mööda tänavat ees ning üks vanamut viskab sealt piuga liiva, tal pole isegi labidat andmete. Tead see muu sellepärast üks ettepanek selle Kärdla koha pealt ka, vaata kui siin jagatakse kõiksugu pealinna nimetusi, et see Pärnu on sui pealinn ja Räpina pidi Räpi pealinn olema, et Kärdla võiks olla libe pealinn. Tule vaata ise, kui sa ei usu mind mitte. Ja vaata, sa lased muusikat juba, ma tahaks Leedu Jatseslavil ka ühe ettepaneku tehja. Vaata, Juhan käis ühe päev mandri peal ning tuli õhtu 11. laevaga tagas. Ta ütles seda moodi, et kui 7. laev on rahvast täis, siis 11. on rahvast täis. Ta ehmaldanud terve tee, kui Nagamanid nõukest asja olid jälle joonud, kus
ja ennem tuli pitsiga erbsust vastu lauda peksen, et venelased oleks dominood mänginud. Sennepärast jälle võiks jälle viimase laiva peal mingitsugun turvamees ka vehe ringi liikuda, et ristiinimene rahuliku südame kodusaarel saaks. Ma jätasin nüüd jälle ootma. Pane hommiküünal põlema ja hoia oma terit, et sa jõuludaega mitte haigevoodis olema ei pea. Olga Ning. Külakarla mõtleb. Tervitust teitele. Vaada. Praegu küll juba nii kena aeg lumi ja Eesti maas ning kõik ilma jutust, et lubavad ega õhtu valgeid jõulust ja musta aastavahetust. Olgu sennega kui toa 3. advent on ju hoome ja me ei peaks Eesti leplikud olema ning mida tasja tasakesi ootma, me sea peab olema. Ja praegu ei tohiks ju ligimisele ka midagi sandist öelda. Isegi, et mu vanamoor, kui mul midad jälle sedasi välja ei tule, kuidas ta mõtleb, ei saada mind mitte kohe pime koha peale, vaid hakkab oma ette ümisema. Nõnda, et moolo kõik peavad üminet täis ning rahu katus all olemas. Ainult, et me ei polla ei kannada siukest teelt mitte välja ja ta hakkas kohe kaasa helama ning välja küsima, kui ta tuba juhtus olema. Ja sennepärast pole ta peale esimest adventi trepist kaugemale tolnud. See maailm siin Eestis on ikka üks must aastavahetus. Pole siin ootamist õieti ega ligimise armastust rääkimata. Kõik see poisimad on meid ajakirjandus ning televiisor. Ma küsin nüüd su käest, kas sa tead, kes on meitel siin Eestimaal kõik see tuntum linnapea? Ma arvan, et sa ütled kohe, et see Pärnu linnapea Mart Piisitamm. Ning ega ma siin palju rohkem linnapeasid ei teegid. Peale senne on veel Tartus Jänes, kedast ma tee, sest tal on tore nimi. Ja siis ma tee veel, et Tallinnas on Ratas ning see on mul sennepärast meeles, et neid on 2 tükki isa ja poeg. Ja vaata, teitel on ju linnapea ka see tuntud teletups Tiidus, kes ikka väga kena inimene on. Ja meitel siin Kärdel on Kaups ning see on ene ja naiste rahvas, kes jälle selleva BMW-ga ringi sõidab. Aga ma ei ole mitte aru saanud. Miks see sedasi oo, aga kuskis poolda ajakirjanikud ikka tolguseks läinud küll. Sest vaada, kõik see jutt selle Viisitamme kohta on teinud taast jutt Arnold Rüütli kõrval kõik see tuntub mehe terve Eestimaa peal. Ajakirjandus mõtle selle teise pidi. Ütle mulle, kinne asi on see, mis inimene oma sünnipäeval teeb? Aeb ta omal puhvaika või mingitsugus mundri selga? Kinne asi on see, kui su tüdrugul on tett tekkinud, kuid sa tunnistad senne omaks, nii ta annab talle iga 1000 jälle söömaraha peale kauba. Ning ütle mulle nüüd, kui vana peab üks naine olema, kui teda võtta või jätta tohib. Ning kui muud mida kunkida nendel ajakirjanikudel ei ole, siis öeldakse, et liiga noor. Kurat, mis patsi noor on siis. Kõik see olema mu meelest see juba ärategija või panija, mis ta on. See on kadunud kärnaärna viisi küll, et õudne. Ega kord, kui see juur suu lahti teeb teleks, koli ma tooliga televiisori eest 2 meetrit kaugemale. Ma karda, et muidu tatistab ta mu täis. Säuke plädin pandaks käima, et senne Oja Peetril ei ole muud midad üle jäämas, kui teeriklassi silmtega soole otsa vaata ning oota, milles juuruma möla pedam saab. Näha ma kuulsi seda, et jälle juur oli oma pere ja ise Pitkallainel saatnud ning elab preed kokku ühna lapseohtu nooriguga. Kinele ta siis paneb ära või panemata jätab seda, ma ei tea. Miks ta sennest ei räägi? Ta ju ka avaliku elu tegelane. Või pangu siis hea küll kotta omale pähe, et teda jälle avalikult televiisoris ei näe mitte ja ma saa siis ka jälle televiisoril legemal tolle. Vaata, ning kõikide nende kunkimiste või nende konkursside, mis nad on välja kuuludamisega üks asi kindel. Nii kot su nimi välja tuleb, ajakirjanikud kohe jäul ning tuhnivad su minevikus nii kaugele välja, et teda pole veel siin maailma muna peale jumal kränkima mõtlenud saatagid. Vaada, ma hakkan nüüd ka lehele kirja saatma, et mei külas on ka üks avaliku elu tegelane, kes on poemann ning kes naiste jutu järgi 40 aastat tagasi aborti tegi. Et kas ikka nõuki inimene tohib jälle vorsti müüa? Sa muidu tära, ma nii tolgus ei ole, ma ikka enda inimest või jäi enda senne järgi, mis ta tehja muistab või jäi muista. Näed sa, teise koha pealt on
meid ajakirjanikud jälle täitsa äpud ning peavad pealt vaatma, mismoodi sennes või Euroopa Liitus mede asjameestele ning mille eest jälle raha makstakse. Ma nüüd Õhtulehest lugesin, et meie euruvond Siim Kallas saab ega kuu mingisugust koduigatsuse preemiat või mis ta oligi. 45 000 ega kuus enne eest, et kodune koht meelest ei läheks. Vot maps saa aastas nõnna palju pintsigid. Ainult ühest asjast ma ei saa nüüd ekka aru. Kas seda raha makstakse siis, kui ta Brüsselis kuu aega pole Eestimaal saanud käia, või rehkendaks seda siis sedamoodi, et kui ta korra käib, siis makstakse vähem ning kui ega reedeselt mersugu lennuga peale toodakse, siis ei saa üldse. Ning mismoodi siis ikka seneva koduigatsusega, kui tal ju naine seal kaasa soob, kes nii saab 8000 krooni senne eest, et Siimul koduigatsust peale ei tuleks mitte. Vaada, kui Siimu palko kõikide lisatasude ning muude igatsuguste rahadega kokku peaaegu et 400 000 krooni kuus, siis on ju täiesti klaar, et sökse summa juures ei tuleks moolegid mu kodune koht meele ning ma oleks nõus 2 kuu jooksul eesti keele kohe unustama. Ning mis jälle koduigatsuses saab siia juttu olla, kui nad valju eelega välja ütlenud, et Euroopa nüüd käikide ühin kodu. Vaata, sennepärast tuli mool ka üks ettepanek. Vaada, saa ja maa elam saare peal ning see on kõik meretagune asi. Ja kui sa siis Rohukülas või Virtsus peed päeva või teinakord 2 passima sennepärast, et mereloo torm ning praamid ei käi mitte ning sul koduigatsus peale tuleb, kas sa lähed siis pensioniametisse, teed avalduse ning saad iga koduigatsus päeva eest 500 krooni pensioni lisa. Muidu kõik see õigem oleks see, vaat nad Kallaselgid. Et kui need inimesed, kes Hiiumaalt ja Saaremaalt mandril tööl käivad, vaada Hiiumaalt on see number kuskis 600 ringis, nagu nad rääkivad. Kui jälle saaks kõik ega kuu siis 4500 krooni juure, see oleks siis 10 korda vähem kui Kallas saab, aga meie oleks ennega rahul. Ning ei olegi tähtis, kas siis laevad sõitvaid või joosol vanamoor söögi tegemise jooks mandril seltsis. Ning mis jälle ühisest Euroopa kodust me ei saame rääkida, kui Venemaal juba gaasitorust kokku keevidakse. Ning Saksamaa enne peale ka maaruskat tantsib. Sedast tuleb välja, et kui üks Euroopa riik venelastega keedo löönd, jäävad teised ühna kus ning meitesugustel pisistel jääb üle ainult auhtehja ning jumalt tänad, et seda vaid juhed otse üle Toompea ei ole mitte ehitatud. Kurat küll laeb ikka hinge täis, kui soo iseseisvusest jälle kirsasaabastega üle köidakse ning sakslast jälle kandu kokku löövad ning Heil Putin karjuvad. Mool kaob senega igatsugune igatsuse. Ja vaada, üks asi, mis ka meitele väljast poolt senne lühikese ajaga, mis me senne valiitu kuulanud olema sisse tulnud, see on see jõuluvanad asi. Kas sa saad aru, kus kohta me välja jõudnud oleme? Kui jõuluvana peab lasteaides ennem, kui ta ukse vahelt tere ütleb, küsima, tohib ta kidast sülle ka võtta. Ning kui ta seda ilma luba küsimata teeb, siis oodab augu pealt peduviil või see kine jaoks laps jälle teises mõttes silmaröömu. Vanast oli lapsel e-meel, kui punase kuuega mehes üles sai olla ning äga siis kõik senne peesendkid. Ikka neegi neil salm paremini pees või tantsusam tubli molli. Siis on õigem jõuluvana, et ta mida tehja ei saaks. Või teine võimalus on veel, jõuluvanast tehtaks nurkatopis. Lapsed loevad kasvatajale või isaemaale salmi ning öödvennad andvad jälle kingi kätte. Vaata, kuidas meitel vanast nõuksid probleemist ei ole olnud, isegi vene aegus mitte. See muu maailm, kinnega mei nüüd ühtses pereskangist olema nii hukkas, et mapp tohi vanamoorilegi otse ning lahtist silmadega otsa vaata, rääkimata mantli selga aitamisest või jälle uksest ennem sisse laskmisest. Ta võib maa ahistamise pärast kinni panna. Vaata, ning kui sa oome jälle selle advendiküünle põlem paned, siis mõtle nende asjade peale. Aga katsu Eesti mõelda, sennepärast, et äga siin muuta suurt mida täna me ei ole, aga lootma siiski peab. Olka ning. Külakarla mõtleb. Tervidust teitele. Ma uurisin vähe nüüd seda ilma asja. Sest kui sa televiisorit vaadad, siis seel, kes vähegi ilmatark tahab olla, ei julgu mitte välja öelda, mis on talve meid ees oodab.
vaada sa uudised, missuguse kanali peal tegi tahad. Ja Siima pani ühte asja veel tähele, et nõnda kui see naerus näoga poiss ilmateedet ütlema hakkab, siis kõigepealt saad sa teada, mis tuuled Hispaanias puhuvad ning kui palju sooja Madridis oo ning selle järgi jõuab alles ta Põhja-Jäämere kaudu Eestisse. Sennega teemas asus järelduse, et kõik see lähemal oo euro tulemisel TV3. Anna sellest eurost ma räägin sul pärast veel natust. Nähja, et ma vanamori käest vähe arvudi asjanduse koha pealt koolidust sai ning teeda selle juure peelekauba, kui olema ole, muistan ma nüüd internetti kamedat tähja. Ning see ei ole sama lugu. Egatsugu ennustamist ta keskelt välja ei ütle ning kui ütlebki, et siis pead selle pealt ikka ise veel edasi ennustama katsuda. Vaada, keskelt inglise metroloogid on 1. detsembril teinud oma teeda mihise paranduse ning ojadavad, et Euroopa idaosas, sennega siis ka Eestis, tuleb talv tavalisest külmem. No mis asi joo tavalisest külmem? Aga mitte ühtegi nummert selle juures ei ole. Teina kirjutab jälle, et võrreldes varasemaga on talve alguse prognoos mahenend, kuid talvehari ja talve teina pool tulevad kaunis külmad. Ning see tähendab seda, et kõik see külmem peab medel olema veebruaris, kui Tartus näidab raadiklaas -8,1 ning Siiristnas 3,3. No ütle nüüd, mis külm see on. Nõnda, et ega mool midagi üle ei jää, kui soole ise ennusta ja ma ütle julgelt välja, et jaanuari teises pooles seisab kraad natust aega -2 sees, veebruar tahab kangesti veel talveks hakata, a varsti on vesi lahti. Ning kui ilma ennustajad ei julgu seda ka välja öelda, kas jõulud on valged või mitte, siis ma julgu küll. Ja ma ütle, et Lõuna-Eestis võib see tõesti nõndamoodi olla, et lumi on vähe maas, a medel sooga ei ole kindla peale ning me peame siis harde peale uue aasta raketist väljaku peale ka kummisaapad jalgas vaatma minema. Sool võib muu peal nüüd muidu süda täis saada, et ma olen lume tulemise ees onanud, aga ma või soole lohutuseks öelda, et see läheb sool ülenat puhmel peale pidu. Ja teise külje peal too mul sõsun tunne, et meie hakkame nüüd varsti ise omale ilma tegema sõsust ja misust parajasti tariso. Sa ei usu? Ei, vaada siis rohkem televiisort. Seal üks mees ühe päeva rääkis, et mei võime oma sead varsti kõik loomde varjupaika või sirkuse rõnga vahelt läbi joosma saata, sest neid pole enam taris. Hollandlast on oma teeduse uurimisega nõnda kaugel jõudnud, et seal tehti juba kunstliha valmis ning selle rehendusega, et päris liha ju läheb muidu ärmus kalliks. Vaata, sa kujutad nüüd edemes see kõik tähendab. Kunstpiimu ammu tehet. Nüüd on liha. Varsti ju kilu ning räim ka järgi tehet ja sa ei peegid enam merest püüdmas käima. Hulga aega jääb priiks ja õliraha saad ka kõik kokku hoida. Kalamehe ammetkid kaube, selle asemel tulevad egase riiki suured vabrikud, kus kunstkala tehtakse. Ja siis on ühe korra sasun koht käes, et naisterahvaid pole ka enam taris, sest see ampulli sees laste tegemine on juba ammu kõikidel selge. Ainult muu mõistuses sisse ei mahu mitte, mismoodi see asi sinna katseklaasi ei mahu, kui see must õigest aru saad. Ja kui naisterahvad enam taris ei ole, mis siis meigid sooga, kui sa meesterahvas oled, see enam teeme. Ning siia veel see asi, et koolist ei lähe ka enam taris ning õpetajate palgakisa kaub minevikku nad dinosauruse jalajälg. Sennepärast, et siis tellidakse vabrivust kohe vähemalt gümnaasiumiharidusega lapsetee ning koolimajad võib kõik muuseumiks teha, kus kunstinimesel on hea vaata, mismoodi eelajaloolistel tolgustel tähtinud numbrid pähe tauti. Ja, ma arvan, et see on mede tulevik. Ja sennepärast ei saa ma aru, miks jauks on mede valitsusel taris egatsugu aktsiisist juurde panna, et aga 2 aasta pärast eurokee oleks. Ja egamine kisa käib Tallinna linna peal, et nad on mingisugust maksud välja mõtlenud. Aga mu meelest peaks kõigepealt valitsuse käest küsima, et miks jauks nad laskvad diislile ja bensiinile otsa panna ning elektril samati. Kas see on siis kunstlik või pole mede peaministril aega televiisorit vaata ning Hollandi käest õppust võttamete? Muidu sellest müümise maksust, mis Tallinnas jälle ja peaks eelarvele miljonid juurde tooma, võt sellest ma aru ei saa. Sest mu meelest on see vale nime all. See peaks olema ostmise maks. Sennepärast, et
lõpuks see maksab senne ikka see inimene kinni, kes korviga riiulide vahel ringi klodib. Ja kõik see trall käib euro pärast. Ning maa ei imesta mitte üks põrm, kui tulevast aastast peab ega õhtu euro kündle põlem panem, nagu preetaht vendi aegus, et aga tuli sennamaani oota jõuaks, kui lõpuks me raha kotti saab. See on ju täitsa mõttet asi, sest me võime juba jaanuarist omal kunts eurot teha, sest kui kõik muu annab järgi teha, miks siis mis selle paberitükiga siis ei peaks hakkama saama. Ja kogu see asja juures on üks aga. Vaada, kui sündimise koha pealt saab kõik kenasti kunstlikult teha, vaata mismoodi siis selle liivaannuse juure meneku koo. Kas seda peab ka tellima hakkama või tuleb see ise nagu äkiste? Sest vede, Hiiumaa naljamees Miku Kaarel ei ole ka teednud, kui Peetrus taale juba ust lahti hoidis ja naine haigevoodi ees Kaarli käest siis küsis, et mismoodi see suremine on. Ja Kaarel vastas, et ma ei tee, sest moolo see ka esimene kord. Nõnda, et siia mõtlemist mihesti, aga kui sa nüüd moo käest küsid, mis ma sellest kunstlikult tehet asjadest arva, siis ma võis olla Riksi sõnadega öelda, siis kui neva kondomitsi kangest moodi läksid, et Riks arvas, et sennega mida ta asja tegema hakata, täpselt sama kui pihad sügada, kui sul kinnas keo. Ma arvan, et kui need eedusemeestel muud tehe ei ole, las nad siin nekerdavad veel. Aga medelo siin maa peal taris ikka loomulikult sündida, loomulikult liha süüa ja loomulikult kõrvad peale ka panna. Hoome on ühna mitu päeva, on teine advent, senega sa oled juba kursis, siin pole midagi muud kui panega künnal põlema ning hoome on taline nigulepäev ka. Oota, senne esimesega seda sa teed, aga see üks tulemine on ju see advent, aga nigulepäeva vana kalendri ajast püha, mis jälle õigeusklikud tähistest Ida- ja Kagu-Eestis. Ja siis peeti nigulepäeva talve alguseks, sennepärast, et vana kalendri järgi langes nigulepäev 19. detsembri kanti ehk siis talve alguse lehedele. Ja sennepärast olid saarlast ütlendki, et nigulepäeva öö on aasta keikse pitkä möö ning siis pidada kotkas puu otsast alla kukkumisest ta küüned peaks oksad mitte kinni hoidana. Aga kui sa õue vaadad, siis sajab see vihma ja alla kukkunud lendust pole kuskil pool nähja. Nõnda, et ega see taline nigulepäev vist ikka üks väga tõsiselt vöötav päev ei ole. Olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Mul on hea meel, et lumega Tallinna inimestele ka Hiiumaa meele tulnud. Ega muidu jälle ummigu televisioonis ei räägi see prillidega tüdruk või Tellu või mis ta nimi on. Et Eestis teed on muidu enam vähem Hiiumaal, kas siis lumi peal või rööpad sees ja pilti näidab ka. Aga eile oli siiski Muhu ja mida ta oli seal veel nimetet. Aga ma peaks ütlema seda, et kui jälle ma nädal tagasi neljapäev Paide läksin, seal oli suur rapsikasvatajate lõikuse pidu, mis oli täitsa mihine, sest ma sai Roman Baskiniga kaubale, et ta tuleb senne EPSP-vaga intiimseid tehingut näitma ja see käiski tühna lava peal. See ju teatritükk või mis sa mõtlest? ja Pärnu meeste ansambli kutsusime ka. See on ju see härra Kuu, kes siis Õrulgi Hiiu nädala jauks korraldat piul esinemas käis. Aga mitte sennest pole ma tahtnud rääkida. Ma tahtsin rääkida maanteest. Ma läksin Paide läbi Märjam, Rapla, Türi, nagu tekkementeks ja ma pea ütlema, et ainult Koluveres oli mõnes kohtas, kus lage tee peal ka vehesed vaalusid, aga muidu sõitsid sahad ringi, mis näidas seda, et talve tulemine oli välja rehendat. Kui ma aga Riedomi kui esimest prammiga mandrelt jälle tagasi tuli, siis ma ehmatas Eltermaale. Kõik kohad olid lund täis. Ma ei saanudki aru, kas mida tuli lükkat ka või ei ole mitte olnud. Ja et mool oli päris käine minna ja sealt jälle Kärdele. Siis oli Tedrikooplis sedamoodi, et Kärde pool oli ka midagi sahk millaskit käinud. Aga teine pool, mis nüüd Kärdelt käine tuli, see oli süütu ja puutumatu naagut Neitsi Maarja. Ja kui palju seal lund oli sadanud, senne näidas lumekord ees, see oli midagi 15 sentimeetrit. Üks uinus mu ees ka, tal võisid veel suvekummid all olla ja ma prassisin ennast mööda. Natuse aja pärast hakkas eestpoolt tuled paistma ja oligi tsahk.
ma oleks aru saanud, kui see oleks kella 6-7 aegu umiga olnud. Kell oli 8:30, äkki just tööle menemas aeg. Ma poskasin midagi muud arvata, kui et jälle sahamehed keertsid sügise kellakeeramise aegus oma kellad mitte 1 tundi, vaid 2 tundi taha. Ja selle järgi ju lükkamiseks aega küll. Üleeile ma pidi polkus käima. Me iides teadnud muidu, mis asi see polk mede jaoks on. Ma pean saarlastel vähe seledama. See on see koht, kus mede maavalitsus on. Ja nimidus on tulnud jälle sellest, et kunagi oli seal venelaste tankipolk. See on Leigri väljak ja see loob reet veel seal, Sõnajala hotell ja söökla ja rauapood ja mida too seal veel. Sidemehed heidest ka omal ajal sinna vägev maja. See on moodeeda pret tühi. Ja vaada, tee senna oli ikka sasune pudru keset päeva, et saab nüüd kogu aeg rooli kõvast hoidma nagu paatis, kui laine parajati müksu peeldo. Ma korra mõtlesin juba, et jälle kas maavalitsust enam polegid, sest nad on ju sii kõik riigi funktsioonid, kui seda moodi peenimalt öelda, edassind, pensioniamet, riigikaitse, siia veel midagi. Et kui jälle teed ka enam lahti ei lükada, joo siis on mede maavalitsus tükis Pärnu viidud. Ei olnud, alles oli. Ja üks asi on ega aasta, mis ma olen tähele pannud. Lumi sajab maha, siis ta jeedakse. Autod sõitvad rööped sesse, siis käib sojalaine üle, siis tuleb jälle külm ja seda sõidadki talve läbi naagud munakivid otsas. Ja seda ei saa mitte masukaela aeda, sest ma olen seda ju mitu aastat vaatanud ja vastust ei ole mul pret mette võtta. Teine asi, mis mul pret pehe turgades, kui ma siis Sõnajala hotellist rääkisin, on tuulegeneraatorid ehk tuugenid, nagu mede muuseumi direktor Seliran Turmas nendel keikse parama nime pani. Vaata, see näeb eeskätt eesti keeles kohe kasutus oli vetma. Ma kuultsin, et Muhumaa pidi nende sõnajälgedegi ühna edas olema, sest nad tahtvad ju ka seda poliitikat ajada, et tuuleenergia on hea ja selle hojame loodust ja mis kõik veel. Aga ma arvan, et siia ei ole muud mitte midagi kui raha, mis selle eest saab, kui see juragas soo maa peal on. Ma muidu täpselt ei tea, kinnelgid pidi ega kuu 4-5 tuhat krooni kuus tasku joosma ja selleks ei ole oma tarvis midagi liiguta, isegi et see juba tuugane ei pea ringi käima. Raha tuleb ekka. Ja selles kohtas ma tahan nüüd öelda, miks jaukseva tuuleenergia medele mitte üks raasa ei kõlba. Ma Männi Tarmu käest küsisi ja ta tegi mul selgeks, sest ma tea, et ta teab, mis ta räägib. Mõni mees räägib jälle seda, mis ta teab. Esmalt, ma ütlen sedamoodi, ei ole tuul mingit sugun taastuv energia. Ja kui see sedasi oleks, siis peaks ju medel ega jumala päev muutkud puhuma ja puhuma. Teine asi, medel pole seda elektrit, mis tuulest peakski tulema mitte koskise poole panna. Sest sennele va põlevkivi elektrile, tuuleelektrit nende sammate juure ei poogi, et vajutad nuppu ja Narva elektrijaama 6 korstnast 3 tükki korra pealt enam suitsu välja ei ae. Ja kui nad siis rääkivad tuhandetest megavattidest, mis jälle tuul peab elektriks pöörama, siis tegelikult on sedavisi, et kui tuuleenergiat juure taris hoogid, siis ainult 200 megavatti ja sellest on ka juba 150 täis. Ja siia juurde ma too veel 2 nummert, mis on vakt. Terve mede Eesti tarvidus elektrijärgi on talve keiksekülmaga 1600 megavatti ja jaanipäeval 400 megavatti. Kus ne tuhanded siis veel pantakse? Me sa arvad, et mede naabrid on juba mitu aastat aabjälges olnud ja ootanud, et millas ometi Eestis saaks jälle tuuleelektrit osta. Nilput. Medel omal tuleb siis senne asemel, et 2 muna umigu pannu peale lüüa ja eesüüa täpselt tagumikku pesta, ennast elektrit täis laadida ja tööl minna. Ja lõuna käid jälle tuugani juurest läbi ja jälle täpselt senne kohta. Kõik see targem on meite olukordas pisin tuumaelektrijaam ja nagut ma nüüd ole kuulnud, one asjad katsetamisel ka. Ja kõik sullem asi, mis nende generaatoride juures on see, et ta hakkab su tervise peale ja hakkab sedasi, et täpselt ei teedagi, mis moodi hakkab. Sel pidi sasune infraheli tulema, mis käib betoonist säuhti läbi ja mäeahelik ei tee ka mingisugust takistust. Ja senne infraheliga oli Hitler teise maailmasõja ajal juutist piinend. Ja see on ka teed, et need inimeste ei saa Eesti magada kinne maja juures sasune jurakas pösti on. Kuigi mitu 100 meetrit eemal.
Ja kõikse hullem pidi olema veel see, kui ne jälle merd ehitakse, et mets võtab veel natuse maha, aga meres ei hoia seda mitte midagi enne. Kopenhaagenis on meresmaa ilmatu tuulepark, mine küsi ühe taanlase keest, mitu kalada sealt püüdin too. Mitte ühtegid. Ja sellepärast ma soovitakit soole, hoia nendest tuuganitest nenda kaugele, kui väheget saad. Ja kes on ennast ärmvaroheliseks mõtlend, mängu marsi peale, võta selle kogu aeg tuule- ja liivatormid ja sinna võib neid tuulikud täis ehita. Aga me peame siia Eestimaal katsuma siiski sõsust asjadega eka muistuse ees pidada. Olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Aga midad? Nende ühesugust ilmatkut praegu ma ei mäleta mitte detsembrikuus olevatkid. Üleeile helistas mool üks poiss ka ja küsis, et missugune ilm tuleb. Ma pakkusin natust vehme, mõne koha peal vähe lörtsi ka. Aga kes see poiss oli, ei seda ma ei tea mitte. Aga ma arva siiski, et ta äkist oli saarlane, sellepärast, et ma ju pole kuskis pool mujal ennustanud kui ainult Kadi raadios. Nende horoskoopidega teina järg. Aga jah, vaat, et mul meelest ei läheks, siis ma ütles oli juba praegu see, et järgmise laupe teema hakadust tulevastu horoskoobi kohta. Tulevastu tiigri aasta nenda, et järased sönnid, kaksikud, vähjad, lövid ning neitsid, pange aga vaim valmis, siis saate teada, mis mood ei tulevaasta elam peete ning mis medel jälle siotoo. Ülejänd 6 tähtkuju, nende kohta maanasoolu õpetust siis juba üle tulev laube. Ja ka praegu pole õues ka mättehje. Luusi seda sammati maja nurkade vahel ja otsimes oli jälgu jääb, et midagi liiguta. Ja siin mul tuleb jälle üks lugu meile, kui Ants olnud jälle laevas madruseks, eks ta üks paras vimka oli. Ants küsinud ühe korra laevast tüürimehe keest, et mis asja ta tegema peab. Tüürimees ütlenud, et mine värvi kambri otsimes oli jälgu jääb ja värvi mida tee. Ants läinud kambri vaatanud, laevavaa isana kass maganud seal. Ants mõtlenud vähe, et tõmmanud siis kassi suurrikuga mihiselt üle ja veskanud kapteni kajude ukse vahelt sesse. Kapten tulnud jälle vahist tee, vaatanud, kajud kuramas käik suurikud täis, kass ka värvit ja magab seal. Kapten arvas muidu kohe, et joo see Antsu töö ikka kes see teinasööst tõkke teeb. Kapten saanud termus kurjas, käskinud tüürimehel jälle Antsu oma juurde kutsuda. Ants vastanud kapteni küsimise peal puht südamlikult, et jah, värvisi küll, tüürimees käskes. Tüürimees seisin võndud seal samas ja pani muidu töilem kohe, et oled seal olliks läinud, ma käskisi, ma pole käskinud. Ants annab vastata, et sa ikka kuule, madrust kuulest ka pealt, kui sa ummiga ütlest, et värvi messoole jälgu jääb. Kas jäi jälgu, ma tõmma seda üle, aga mina tea, kus ta pärast läks. Ja vot seda see joo. Aga kolmapäeva õhtul läks medel kodu ka larp lahti. Peale seda vaat jälle voorumi saadet, kus asjamehed tulevaasta riigieelarvest rääkist, mille nad päev olid vasta võtnud. Ma sai aru sedamoodi, et nad olid enam-vähem ühe nõu peal, nenda kui need, kes võimule on, nenda samati need, kes jälle võimu ees peavad passima. Eks muidu oleks riigieelarves teistviisi ka samasuuste numbrite juures saana, ega siis keskid neid ei kuule, kes opositsioonis on. Olgas enne, kui ta soo, joo, me seda vaat püksirihmas enne euro tulemise jaoks ikka koomele tõmman peame, sellest ma saa aru küll. Aga vaata, senne asemel, et me tee Päästeameti meestele 8 miljonit leida ning ne 40, kedast neid ikka koondama hakatakse, kenasti tuld kustutama jätta, vaata senne asemel moositakse hoopis neid rohelisi. Et ne ka ikka võimupartei pool teeledeks ning sellepärast tehtakse sõsunasi valmis nad kliimaagentuur, kus medad jälle 30 inimest või tööle hakkama. Kujutad sa kurivõim oma lede nüüd. Ning ei maksa siin rahandusministril ka ametitähtsad nägu pähe vedada, et see on nii järmustarviline asi, et ilma sõsuse agentuurite lehebki, et ma ilm nenda sujaks käde, et talvist puid pole metsatarist tegema menne. Sii juba oligi sa lahti, et viigri too Soome lahes globaaltse, ütles ma senne nüüd õieti või? Ei osa aru said. Senne va globaaltse sujaks menemise pärast nenda väheks jäänud ja Liivi lahes pidada neid veel ainult 1500 või 2000 tõkke olema.
Aga ma ütlen, et see on ju kõik loomulik asi, sest vanajumal ju näeb ka, et ülged on medevõrkust nüüd lõhkunud küll ja selle peab ühe korra lööb tulema. Sest pühakiri ütleb, et meie oleme Jumala palge ees siin maa peal kõik võrdsed. Aga mismoodi see siis võrdneva, kui üljes võiks soo võrguga tähimees tahab ning saab, et pärast ministeeriumil kerjutama ja tööstama hakkama, et sa pole ise mitte oma võrkust katki närinud. Ja ma ei näe sellel kliimaagentuuril mitte muud mõtet, et kui ju nad lehtvad siis jälle Paldiski sadamas ja hakkavad seal külma vett mere pumpama, et viigrid elu rõõmsama oleks. Aga noh, mei vanamoor sai ennast vaid eelarvest jälle sõukse lendva sesse, kui järgmise päeva Umigu televisioonis rääkis sellest, mismoodi Päevalehe ajakirjanikud olid välja rehendanud, kui palju kallimaks mede elu läinud ning tuleva aasta veelgit läheb. Nad said sosusnumbrid 2010. aastast jääb rahakott ega kuu 600 krooni lahjemaks. Ja küll see rehendus käis küll keskmist Tallinna pere kohta, kes Mustamäel elab. Aga ma arvan, et ega see sellest jälle, mis siis haarde peel on, sellest elust ju suur täi erine. Sest medel toodaks ju kõik kauprammiga ning egal vorstijopil ning lehatükil oo juba ennem poodi jõudmist mihine krooni maitse sees. Ja vanamur vettis kohe paberi ja pliiatsi käde ning hakkas mede tulust-kulust kokku arvama. Ta ju kunagi raamatupidaja olnud. Ma ütlesin küll, et ega medel ju tulust peale pintsi midada ei ole ja kui ma vahel käigid külas kuskis poole abiksmäed tegemas ja mida natust saa, siis on see nii pisin sesse tulegi, et selle kohta pole mõtet mitte lisaeelarvet tegema hakatagi. Vanamur sähkendas edasi ja teedustas üsna varsti, et medel tuleb ka sõsust valdkonnad leida, kust poolt kärpim peab hakkama. Ning tal oli kohe see rida G ka, kust poolt kokku hoida ning see oli puhtalt moo rida. Ja moole tuli jälle. Vanamor rehendas välja, et kui ma ju iga päeva pudel õlut, mis 14 krooni maksab, siis teeb see kuus juba 420 krooni ja aastas üle 5000 krooni. Ning suitsupakse juurde, see ju 33,50, mis päevas läheb, kuus teeb see juba 1000 krooni aastas, 12 000 ning kokku on see 17 000 krooni aastas. Oi, oleks saada võidurõimust nägu näin. Aga siis oli muu kord. Ma ütlesin vanamorile, et keikse pealt kasutad sa nagu rahanduse ministergid 2008. aasta numbrid, mis on täiesti valed. Sellepärast, et õlut ma ei joo juba ammu mitte, muust kangemast kraamist rääkimata. Vanamor läks ja istus senne peale kiigatooli ning ta oli enda vihane, et pole ta kiikund mitte. Lõpuks siis kähvast mool, et mis kasusoost siis oo, kui soo peal ei anna kokku ka mitte hoida. Et ta on hakanud eelarve juba üsna ilusas käde minema. Ma siis rahustasin ta vähe maha ja ütles, et ega medeli eurot ju oota ei ole, aga suitsendamise koha pealt annab sii kokku hoida küll, sest ega see ei pea mool ju kogu aeg nina all tolmama. Et sii võiks poole maha kärpida ning võib-olla annab veelgit vähenda, kui sa mool jälle hinge täis ei tee. Nüüd ajas vanamor ennast kiigatooli pealt püsti ja küsis, et millast ta mu hinge täis haend. Ja kui on midagi ütlemist olnud, siis on tal ega kord tuline õigus olnud. Ma lõi piuga, et olgu tuline või soe õigus, see üsna ükskõik. Ja ma pakkus siis välja, et üks kärpimise koht võiks veel olla. See jälle samane sitapaber. Ega siis ei pea ju eputama ja seda ühte jooni poodist tooma ning roosad värvise ka olla ei tohi. Et siia aidab ajalehest küll. Aga sõsust juttu pole isegi mitte kuulda pöödud ning senne moodiga jähigid esimese lugemisega ainamaks kärpimiseks moo suitsedamine. Vanamor tahtis soolapähklid ka maha tõmmada, ma lubasin senne peale jälle kuuri juure meelt avaldama minna ning Preet jäid pähklid veel eelarvest sesse. Jo saab nähja, mis veel välja mõeldakse. Nõnda siis, pane aga oome 3. küünal põleme ja olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Mis asja siin nüüd laulma peab? Nagu Tõnis Mägigid, et Monika, ja Monika. Ei täitsa mehine. Pole see Hiiumaal midagi üle muistuse olnud. Talve nagu tekka. Tuult oli vähe rohkem kui muidu. Aga mandrirahval pole siin midagi õisata olnud, jah, sest nagu see ilmatark seal televisioonis ka rääkis, peitis see süklon ennast Peipsi taha ja udjasaga seeld edasi.
ega sealt ida poolt peale päigese, mida tead, pole siiamaani tulnud ka mitte. Aga olgas enne, kuidas ma tahtsin rohkem jõuludest rääkida. Vaata, ma olen ennast vist peaaegu, et ega aasta rääkinud, aga mitte midagi kasu ei ole. Ja ega ma arvagid, et ennast jutust kunagi kasu tulemas ainult oma rahustamiseks rohkem, et siis on see jälle välja öeldud. Jõulud tulevad ega päevaga lisemale ja lisemale ja mu meelest oleks vaata nüüd alles üks õige aeg tasakestis enneks sättima hakata. Aga kus sa saad? Juba novembri teises pooles reputakse poodis elektrikünded klaasi taha ja lumereid sagad lakke. Ja ma olen üsna kinnel, et kui mõni laps juhtub preet moo juttu raadiost kuulama, siis on tal piparkohkidest suu juba üsna kibe ja isu nendest samati täis söödud. Vaata see kina aeg, mis aasta viimase nädalaga tuleb, lörtsitakse ega aasta täitsa ja mis aasta edasi, seda rohkem hakatakse Jeesus lapse tulemist ettepoole tooma. Ja sii pole imesta midagi, kui jälle 10 aasta pärast oleme nõuksus olukordas, et Jaani tuleb latsis kõik see jämemad rondid veel suitsevad, kui medel juba särakündleid põlevad. Ja riigieelarve peab ka olema siis esimeseks advendiks vastu võetud, muidu tuleb järgma vetsa kembuga tõmmitab Riigikogu laiali. Ja vaada poodis on müüjadel ammu käsk käde antud, need istuvad kassas punast mütsid pees ja kui sa leivasaia eest maksma hakkad, siis on sul omalgi sõsun tunne, et ei tea, kas peab egaks juhuks salmi ka lugema. Ja veel on sõsun tunne, et nõnda kui jõuluasjad novembris välja pantakse, sa justkui pead ka ikka midagi ostma, sest teised hakkavad ju soo peale viltu vaatama. Vaata, miks jauks see sedasi käib? See on selge. Kõik see asi käib raha pärast. Et aga saaks inimestel juba varakult ostmise tuuri sesse aeda ja nee nagu tolgused oma rahakotid tühaks teeks. Nõnda, et kui 1. jaanuar ja euro G, siis on pangaarve veel miinus ja samasugune lugu nagu Hiiumaal kunagi esimese Eesti Vabariigi aegus oli, kui jälle Hiium poiss mandrile õppima läks, oma kroonid seal mõne päevaga läbi lõi ja siis isal kuju ruttu kirja saatis, et müü käi ja kokaregi maha ja saada ruttu raha. Ja siima tuleda soole meele Vene aega, kas sa tahad seda või mitte. Aga vaada, Vene aegus olid jõulud keikse suuremad pühad siis, kui neid jälle pidada pole mitte tohtinud. Jaanipäev oli muidud ka, aga sennel päeval oli kõikidel lubat ennast silmin täis kaanida ja parteid ning valitsust kiita. Aga jõulude aegus tõid inimest sala ja metsast kuuse. Aknale tõmmadi paksud kardinad ette. Lauldi tasakesti jõululaulust ja see aeg oli keikse ilusam aeg. Ja muul on see tunne siiamaani meeles. Ei, ma tea küll, et esimese advendiga hakkab ju ootus peale ja tänavast oli senneks kuupäevaks 28. november. Kallis jumal, kas saab muista siis vaikselt ootama ette? See sammati nagu bussi peale menemisega. Kui sa peetusesse varem lähed, sa võid ju seal närmust ringi kräkkida küll, ega ta ennem ei tule, kui õige aeg keo. Aga praegu see enne jõuluaeg, nõnda kui sa nina uksest välja pestad, oled sa kohe kui sularaha automaat. Muudkud anna ja kõik see hullem on see, et peitu ei saa ka kuskist poole minna. Sa võid ukse seest poolt lukku keerda, aga siis ta sul kohe toas ekkagi. Sest nõnda, kui sa televiisori lahti teed, pestab jõuluvana sealt kavalnõu välja, et kuule, sul peaks ikka natust raha veel järgi olema. Teine asi, mis mulle nüüd viimase aigus aru saamata jäi, oli see tulevast riigieelarve poolt ja vasta eeledamine. Sest vaada, siia hakkadi juba sügis rääkima, et medel tahetakse praamipilledi soodustust teha ja nagu ma aru sai, oli need mehed, see jälle rääkijad, kes opositsioonis on. Senne järgi tuli siis Männitarmu oma eelnõuga, mis ka saarde inimestele odavamad enda lubas ja mis kõik see tähtsam, need kaubaautod, mis medel kaupa toovad mandri pealt, need peavad ka Hiiumaal poole hinnaga ja tagas ka saama. Ja mu arusaamist mööda anti siia laevakompaniile pidamise jõuks ka nüüd mitu miljonit. Senne järgi võtsid opositsioonimehed eile üles ja teedustest, et need sa lõpuks said võimupartei asjamehed ka aru, et medele siia soodustust taris. Ja mu meelest pidi see siis need tähendama seda, et hundid on söönud, lambad on ka alles ja kirik on enda moodi keset küla pantud, kui vähegi annab. Aga siis ma kuulsin televiisorist, et kui eelnõu teeledama hakati,
või seda riigi eelarved ikka, olid opositsiooni omad vasta. Kuigi ise ju senne soodustusega peale hakast. Ma küsisin Vanamori käest ka, et kuule, mis moodi sasust asjast peab aru saama, et sa oled ühe korraga oma poolt ja siis oled samas oma vasta ka. Vanamor mõtles ennast kohe poliitikuks ja seledas, et need 40 miljonit terves eelarves, mis on 94 miljardit, nenda pisine osa, et sennest maksa rääkidagi. Sest see, mis opositsioon need parandusettepanekud tegi, et neid pole üldsegi mette arvesse võetud. Ja vaada, ma pole ikka heast aru saanud, pole ma rohkem julgunud küsima ka hakata. Aga ise ma mõtlesin, et see on täpselt sama, kui sa oled algatanud naise altari ette viimise. Oled senne heaks kiitnud ja kui õpetaja siis su käest küsib, kas sa oled nõus senne oma abikaasaks võtma, siis sa ütled kärigus ikka ei. Ja see poliitika üks segan värk kogu see aeg olnud ja ei ma usugud, et ma pea senne omal vanaseas võlgudat moodi klaariks tegema. Ma valis enne asemel Riigikoguse mehe, kes seda asja jägab ja mede eest seista muistab. Ja ühte asja teema veel. Kui nüüd hakatud jälle tormidel ka nimest panema, nagu see Monika nüüd oli, mis sakslast ristist, vaada siis järgmise möllule ma panen nimeks Vanamor 1. Olga Neng. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Jah, tuleva nädalaga jõulud juba nenda see aeg läheb joosu jälul. Nüüd on muidud käikse parem aeg metsast kuuske tuua, sest nad rääkivad sedas, et käikse õigem aeg 2 nädalad ennem jõulust kuuske tuua ja õues seista lasta, siis ei tule okkad nenda ruttu maha mette. Aga ega siibel teeda midad, 1 aasta ma tõi ka, siis oli nenda soe, et kui ma jõululaubeks seda tuba hakasi tooma ja kanda pidi vasta maad lörtsist puhtaks põrudasi, oli kuusk 1 korraga paljas nagu Tanusaagi majakirja kaane peal. Mis nüüd vega riigimetsast jõulupuud menne tooma. Muudkud mene ja muudkud maksa, aga internetipankas või siis mobiiltelefoniga ja rehendus on ka lehtne, et 1 meetrine puua 50 krooni, kuni 2 meetrit 150 krooni ja 3 meetri puu eest pead juba jälle 200 krooni välja käima. Ja tuleva aasta saad alla meetri puu juba tükkis odavalt käde, ainult 3,20 eurot. Ja näsi Eesti Vabariigi alguses oli ju igavani jamasene kuuse toomisega. Ei ole selge olnud, kinne maa peal sa oled. Ose riigimaa või ose mõni eraomanik sind soolalaenguga puudaga passimas. Siltis pole ju kuskis pool väljas olnud. Me käisin Vanamorik ka mõttu aastat 2 kesti. Mool oli vehene kirve sõlma alla peideti, siis me tegime sasus näu, et me iluusime nenda sammati metsas. Ilus ilm ja ma soovitasin Vanamoril isegi korvikeevarre peale vette, et asi ikka tööne välja paistaks. Ja Vanamor andis kohe vasta, et see ärataks kohe kahtlust, sest mitte keskida ei usuks, et ta moosugusega metsas pikniku peaks. Pärast ma käisigi tüksi. Ega see õige puu otsimine ka mitte kerge ei ole. Mul läks eelmise aasta oma 1,5 tund ennem, kui nõuksele kervega aidas kallale minna, millega Vanamor ka rahule jääb. Sest vaada, medelo sedas, et äga ta siis kohe mida ta ei ütlegid, kui ma puu ole koju toonud. Ehtimisaegus pobiseb oma ette, millest ma midagi välja lugeda ei muista. Aga nenda, kui kidast juhtub medel tulema ning ütleme, et vaada, kui kina kuustedelo, siis ma kuule kohe, kas on oksad nõrgad või on alt ermus laiad, kas pole jälle mette nenda tihegut tarvisoo või üleüldse liiga pisine. Ega siis jälle Vanamori meele järgi ei saa mette. 1 aasta ma tõi oma meelest üsna kina jõulupuu. Muidu oksad olid vähe õrnada. Vanamor kaibas ka, ei saa kündlet panna ega muna riputa muljupoksa alla. 2 aasta ma võtsi metsas üsna suure puu maha ning senne latvast sai siis jälle parajas välja saet. Nenda, kui Vanamor seda nägi, pani jälle kiirgum, et senne oksad on ermus harvad. Ma ütles siis, et eelmise kordas jälle oli häda, et ei kanna mida tehti, mis asja nüüd peaks just küll kõva olema. Sa võid senne peal isegi pesukuivam riputa. Aga senne aasta oldi mooga rahul, sest kes aga käisid, need kiitsid ja Vanamoril pole ka mida tütelda olnud. Ainune viga oli see, et sellel kuusel oli 1 oks ülemise veerande pealt tulemata jäänud. Küsi mille pärast. Pisin hakadus oli, aga see oli umbekasund ning sennega jäändkid.
aga vanaema otsis kappis siis nõukse asja, kus jälle 5-6 värvilist munakrubus koos olid ning käskis sedamad üles riputa, et see lage koht välja ei paista. Ja see läks täitsa asjaks ka. Lapselaps oli mool abiks ja me saime ehtimised kinasti korda. Vanamor ise toimetas köökis, aga mool siiski vähene kahtlus jäi ja kui ma oleks nüüd üksi ehtinud, siis oleks kindla peale moo tegemises mingit sugun viga leitud. Et pisine tüdruk ka mooga seltsis ammedis oli, siis ma arvasin, et selle üleüldise kiitmise hulka jagus natust moole ka kiitust. Ja vaata Preeto üldse suunaeg, et sa pead veel natust ootma. Eede asjade peale katsum mõtelda, oome jälle küünleid põledama, sest juba viimane advent. Ja see ootamise aeg ju alati kõik see kina moogid. Siis sa võid omale egatsuga asju välja mõtelda, mis sul südamalt kergeks teeb ning suu muiu loiab. Ja kui need asjad ei lähe ja enamast ei lähegit korda, siis sa oled sinna aja vähemasti heasti uniste saanud ning see ju ka suur asi. Ja keruda pole siga midat, et lundu hermus palju ja rohkemgi veel kui eelmise aasta. Üks ilmatark avastas nüüd, et 2 sõsust lumist talved tahabki järjest olla. Aga ma küsi, miks ta pole seda siis juba eelmise aasta ütlenud? Miks ta tagantjärele ennustab? Ja see samati nagu, ma ütleks, et tule eila meile, võtta oomne ajaleht kaasa, me teil kodu 2 musta kassu, 1 must, teine valge. Ja ilmavärku tänapäeva nenda segamised egasi ennustad sa seapõrna või maksalutikate pealt ühe teeb välja. Ainuge vahe on ennes, et maksalutikate pealt pole keskelt veel ilma ennustanud. Ja tuleva nädal ei saa unusta. Teisipäev, odoomapäev ja rahvakalendri järgi oogid jõuluaja pikkus 21. detsembrist, see on siis toomapäevast 3 kuningapäevani ehk 6. jaanuarini välja. Ja seda pandi ka tähele, et kui toomapäeva tuiskab, siis tuiskab talve läbi. Ja toomapäeva pidi mustuse ja laiskuse minema saatmes, enne jaoks tehti katsust ja õlgedest nuku ehk Tahma Toomas, kes tuli siis majast välja kihuta. Ja mis siis pime selle teise perese viidi ja kui see pererahvas pole märkanud, et Tahma Toomas ukse taga ja pole seda edasi ka viinud, siis tähendas see laiskuse, mustuse, lohaguse ja kõikide muude halbade asjade majase tulemist. Ja suuri töösid peale toomapäeva enam ei tehtud. Siis oli jõuluaeg ja rangelt oli keelad keedramine, jähvadamine, puude raium, nende kuju toomine ja sööma pidi seapead. Sennaga pidid sead Eesti edenema, ja senna juurde kuulus muidu pähklid ja õlu ka. Ja toomapäeval tuleb kohe talvine pööripäev ja talve algus hoogi töösse kell 1.38. See siis vasta kolmapäeva. Ja vanarahvas vaadas pööripäeval ikka tuule suunda. Nõnda, et kui tuul oli lõunast või läänest, siis tuli pehme talv. Ja ida- või põhjatuul tõi aga tormi või külma. Nõnda, et ma soovis hoole kina jõuluaega, mis varsti hakkab, siis kingituste ostmisega omal muistu sees ja vaada, et sa kuskil pool lumevangi ei jää. Olga Ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Hakkab ei uskuma, et muist talve on juba kee. Ja lundu tedel Saaremaal ka rohkem kui medel see Hiiumaal. Nõnda moodi televiisoris ütles, et sörves on 41 sentimeetrit. Aga kus koha pealt nemad Tallinnas neid külmakraadist vetvad, vaada sennest ma ei ole mitte aru saanud. Sest vaada, kui see ümarguse ja naerusnäugu tüdruk televisioonis uudist loeb, näidab ilmakaard ega hommiku Hiiumaal -12. Ei ole ju. Üleeil oli Kärdel -14 ning eile -21. Telegas teadustas aga jälle, et Kärdel 12 kraadi külma. Ma mõtlesin tükki aega, mis moodi see nummer sedamadi saadakse. Ja teed sa välja mõtlesi. Nad vetvad Kuressaare numbri, panevad senele Tartu kraadid juure, jagavad 2 ning saavadki -12 nenda lehtne see hoogid. Aga nagu ma lubasin, on täna see päev, kus ma ütles hoole esimese poole tulevaastast horoskoobist ja ma hakka kohe peale. Kõigepealt Järas. Aasta esimest 3 kuud venivad soolgud pensionitõus ning kui sa naisterahvas Järas oled, siis võib mees, kellega sa juba 10 aastat oled kokku elanud, soole abielumise ettepaneku tehja, aga seda ei vasta võta.
las see laagerdab veel 5 aastat, vaat siis võid ametlikult jah-sõna anda. Jääras meesterahvas peaks tuleva aasta oma tegemistes üldse langsam olema, sest see on ju tiigri aasta ja sa võid oma kargamisega tiigri künde vahel sattuda. Kaljukits võib sulle ka muidu sarvi tegema hakata. Ja 4. juunil tahetakse su auto varasta neo targad vargad, nad sasust rontikut soolo ei taha ning sa võid rahulikult une täis magada. Ja suvi on sul kerjunaagud kukesaba. Sõnn, kui sa mees sõnn oled, siis sa pead jüripäevast maikuuni koduõuest tihest edastaga ringi käima ja kogu aeg maha vaatma. Tutvad murdvad peed ja saavad su peale ermus kadedeks. Eks, kus koha peal sa raha said, et sa hakkad masu ajal oma majale juurehitust tegema? Jaanipäeva aegu võib naine sõnn auto alle jääda. Aga ta peesib pisise kriimu ja vähese ehmadusega ning sennest võib sündida nenda suur armastus, et see ei mahu enam autosse, te peate ühna bussi ostma. Aga muidu aasta sõnnile eriti hea aasta lõpp, kus jälle uni on sul aasta läbi mihine, välja arvatud 31. detsembri öösse, kus sa pead veel passima, et sa magama ei jääks. Neid on kaksikud. Vaata, aasta algus on kaksikutele hea ning terve aasta käivad mured ning rõõmud käsikees. Mees kaksiku terve tänava aasta mõtlen, mis moodi oma vihamehel septa keerda ning märtsis õnnestubki tal naabrimehe korstna otsa klaahidek panna, nõnda et suitsu kõik maailm täis ja inimesed hakkavad ennast jaanitulel sättima. Naine jäärasele võib juhtuda, et ta hakkab kaalus kangest juure võtma, aga seda ei tohi mitte langetama hakata laskma, sest peale arsti juures käimist tuleb välja, et see on ihuvili ning hoopis jumalalt, kinnel naabri Johane abe ees on. Ja septembris võib su kas see kaduda, ta tuleb ise su juurde tagasi, kui sa taas iseseisvumise päeval Vabaduse platsis võidusamba all valju elekräunud. Ja kaksikutel lotuvõitu tuleva aasta loota ei ole. Nüüd on vähja. Vähko, vaata soole on mul käikse raske mennusta, sest sa ise ju kodid tagurpidi ning skorpion võib soole ka jälgu jääda. Mees vähk võib sennepärast märtsis töökohast ilma jääda, sest ta tahab alkoholi joomises Euroopa meistriks tolle. Suvel on sul viimane aeg õiget pidi käimist harjuda makada. Ja septembris tehtaks sulle ettepanega, sa ütles ennele nad talendi jahtis, et kinnel ei, kui sa potti ei taha sattuda. Naisvähile tuleb oktoobri lõpp, sedamoodi armastus peale, sa lõiad teise vähi ning siis on hea seltsis tagurpidi edasi minna. Poliitikutele vähkidele, kes on endist Riigikogu liikmed, ei ole mitte hea aasta, sest kuuma päigesega lähtvad nad peeltpoolt jälle punaseks ning peavad seda personal pensi hakkama tagas maksma, mis nendel riigi poolt kunagi määrata. Lövid peavad samuti arvestama, et on siiski tiigri aasta, sest toidulaud on masu tõttu nii kelleks jäänud nõnda, et isegi omavahelist ammustamist võib edetulla. Ja juuli alguses võid sa jälle tasapisi lõugu laiuda makada. Oktoobris mõtled sa üsna riigi esimeseks meheks ennast, aga paljalt mõtteks see Lövil jääbkid, sest Ilvesele võib alles 1. detsembris hakata jahte pedama ning hea, kui kapu sind oma lolluse pärast üleüldse loomaaida ei vii. Naised Lövid võivad tiigri aastale üsna rahuliku südamega vasta minna, sest häda pärast aitab ju tiigrid ka midagi ette võtta. Aasta lõpus võid sa oma töökoha kaotada, kui sa valest erakonnast välja ja õigese sesse ei astu. Nüüd on Neitsi. Neitsi on tuleva aasta alguses valladu ja partnerisi väga palju ei vali. Õnneks on sellest trallidamises nõnda palju positiivset, et ihvi jääb negatiivseks. Suurt armastusooperit tuleva aasta naisneitsile ei tule. Ja kuigid pisiseid aariaid jagub terve sui, superstaari saate esimesest voorust sa siiski kaugemale ei pääsi. Mees neitsil on ka hea aasta. Juunikuus saad sa lõpuks viitusest lahti, kui sa pärast võidupüha paraadi naiskodukaitsel leppu aidad hoida. Ja loomingulistel inimestel on tuleva aasta hea, sest mida vähem sa kerjudad või pentset põus ajad, seda rohkem sa asju avaldakse. Ülejäänud tehekujud ütlema siis juba tuleval laupäeval.
keekse armsamaid jõulupühast soole, Olga Neng. Küla-Karla mõtleb. Tervidus teitele. Ei aida midad. Ma pea tohka peherapudam ning ütlema, et mu ilma ennustus okka läinud. Sest lumi on hästi maas ja külmakraadid ei taha ka väga järgi anda mitte. Jõulud õnnestus nüüd medel viltidega vastu võtta, kas see vana aasta õhta ka käib, seda ma ei tea, võt sinna natust aega. Aga teisepidi vettes see ju puhas rööm, kui mu ennustamine ei täide läinud, sest naabud vahel selgelt nägijadki rääkivad, tuleb sõsust ülevalt tulevaid signaalist vastapidi välja rääkida, kui sa must õigest aru saad. Ja siis pidi kõik õigeks minema. Aga nüüd ma lugesin kuskist poolt, et üliõpilaste hulkas, ma ei tea kus kohas, see on uurimine läbi viidud, mis pidi näitma, et ilusa näu võti on naisterahvastel peitus silmte, suu ja kõrvade kaugustest üksteisest. Naisterahva nägu pidi kangesti ilus välja nägema siis, kui silmte vahe või õigem nende pupillide vahe on 46% sellest vahest, mis ühest kõrvast teiseni jääb. Ning teine mööd peab olema sõsune, kui silmte ja suu kaugus on üle 1/3 näu pikkusest ehk siis juukse piirist kuni lõuane välja. Seal samas lohutakse ka sennega, et kinnel ei ole ne numbrid mitte kõikse paramad, see peab omal sõsus soengu tegema, mis see petab. Näevad, ma pea katsuma oma vanamori nüüd ka üle mööta. Ega ma tollipulgaga talle teistmoodi ligi ei pääsi kui magamise pealt. Nõnda, et kui see mu geo õnnestunud, siis nende on 2 võimalust. Kas ma anna soole kohe ennast teeda või peame vanamori juuksuri juurde kihudama. Kuule, aga mul on nüüd ju sool siia horoskoop veel ette lugeda. Eelmise korra jäi seal poolel, et nüüd järg läheb edasi, kus sa kaalud. Ja kaaludel on sedamoodi, et aasta algus ei ole kaaludel mitte kõik see param ning jälle kipud unustama. Algpäeva 30. jaanuar, kui sul ühe tähtsa otsuse tegemise juures õige pomm kadunud ja sellepärast jääb pauk tulemata ka. Kui sa oled kaalu naine, siis võid sa hakata märtsikuust kaalu juurde võtma, nõnda, et osa söömakraami pead Tallinna loomaaedast Mati kaalu juurest tooma. Meeskaalud tundvad ennast tulevasta märtsist kuni jaanipäevani ebakindlalt nagu tsüldikaus raudteevagunis. Aga kui rong streigi pärast jälle seisma jääb, siis tuleb kindluse tunne tagasi. Aasta teine pool läheb kaaludel jooniga üles mäge ja siibra enam mingitsust kaalumist enam taris. Skorpion. Skorpionili planeetide seis käikse kehvem 10. veebruaril. Siis sa pead ennast egal juhul tagasi hoidma, sest võib juhtuda, et sul läksid maad vahetusse ning pead sellepärast kohtukulli juurde minema. Ja ei ole ka võimatu, et sa mu järgmist ennustamist teise pool Rootsi kardinat pead kuulma. Aga kui sa meeskorpion oled, siis su astel seisab eeste ning sa võid sellega vabalt sotsata. Ja kui sa naine skorpion oled, siis käib 3.–6. augustini soost armastus üle ja kasuda seda kinast sellepärast, et selle aasta sees enam nõukust asja ei tule. Ja detsembri lõpus tahad sa kuskis pool menema hakata ning mine ka veel, ei ma oska selle kohta mida ütelda. Hambur. Vaada aasta hakkab sool eesti ning keik läheb plaani järgi kuni märtsikuuni. Ja kui sa tuletõrjuja oled, siis on hea, et sind ei koondata. Ainult auto müüdaks siseministri palgatõusu jaoks lätlastele ning sa jääd palja voolikuga. Ja kui sa oled naine hambur, siis augusti lõpp nii armastust täis, et keik kulkuvad koerad 2 nädalat aega su järgi käivad. Ja muidu aasta hamburil üsna igava võitu, kui mitte välja arvada augustikuu, kui sul võidakse hea loomuline kasve välja lõigada, mis on enda suur, et Tallinna linnapea saab sellest uue vehmavarju tehja. Aga vana aasta õhtul lase ennast täitsa lõtvaks. Ennem siu siiski ennast voodi külge kõnni. Kaljukets. Aasta algus sool ermust õine sai osed ringi, aga see on hea ning nad on rahul.
Vaata vanad kitsed võivad sobele nüüd kadeks saada ning tooli alt tee lüüa, sa võid siis ise vähe sartiga ka anda. A mees kalju kitselu suvi seikluse rikas, sool õnnestub kogu saeg kitse panna. Nõnda, et Simmi Härmani poisid võivad sooga teiselt poolt Narva jõge isegi ühendust võtta. 1. november on keikse parem aeg omale sojad püksid osta, et sa lokulaudust ei külmedaks. Ja naine kalju kitsa ei tohi unusta, mis aasta tulevaast on ning katsuma ööklubidest eemal hoida, sest sel tahtvad kõik mehe kutsigat kangest tiigriks käde minna. Veevalajal siis jaanuarikuu sõuke, et sa peed iga päev reportert vaatama, sest sealt saad sa õpetuse, mis terve aasta sind möjudab. Ja kui sa seda ei tee, siis see hakkabki soole möiduma. Ja kui sa mees veevalaja oled, siis tee juba omal senne aasta suvel selgeks, kas sa tahad 2011. aastal parlamenti saada või ei taha. Kuigi tole üsna rahus ega keskind siin, ei vali ka mitte sinna selle ennem sindkid veevalajaid ja soolapuhujaid küll. Ja naisveevalajal hakkavad mehed kangesti külmke aema. See on soole kui tane selga vesi ja senne aasta sool abieluse menemist karta ei ole. 27. oktoobril peab veevalaju ostma pingulottu pilleti. Numbrid ma soole ei ütle, kellaaeg peab olema 17.30 ja kui ei võida, siis saad vihasta ikkagi, et nurkade mängust jäi jälle üks puudu. Ja kaladel on hea aasta. Hingamsaukus too palju, sest alles veebruarist tulnud külm ei jõuagi tööle kaant peale vedada. Ja kevade, kui kõik veedo lahti liutanud, tehtaks soole hea töö pakkumine. Aga sa ei seda vasta võta, sest sind võidakse koos 3 angerjaga, mis siin Läänemerese veel jäändo Sargassu meresse kupata ja sealt sa ennem eurotulegut tagasi ei pääsi. Ja kui sa meeskala oled, siis võib augustis sind mees piirama hakata. Ja kui sa oled nainekala, siis ole ka naine edasi. Ei mida sellest ei juhtu ja keskid sool lõpustest kinni ka hakata ei saa. No vaat sehun on nüüd see horoskoop, mis jälle peaks käima tuleva aasta, mis on tiigri aastas enne kohta ja ma ütle soole siis sedamoodi. Ilust jõulupühast, neid on natust jäänud veel ja keikse paramad uueks aastaks. Olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Vaada. Täna on seesugune päev, kus jälle Jeesus laps sündis. Kuigid selle sündimise ajaga ka üks igavene tegemine. Ühed ütlevad ühte, teised jälle teist. Kunagi peeti Jeesus lapse sünnipäev hoopis 6. jaanuaril, kui taevas söttinud tähe järgi 3 idama tarkada üles leidsid. Vanas Roomas arvad ja ka sedamoodi, et ta sündis hoopis kevade. Ja kõik see ammu. Jeesus lapse sünnipäevast mida ta ei teetudki, sest ükskord vaga inimene sennes aegus sünnipäeva ei pidanud. Ja siis 354. aastal hakati piiskop Liberiuse korraldamisel Jeesuse sünnipäeva pühitsema just 25. detsembril. Austraalia teedlast hakkas aga seda Petlema tähe ilmumisaega rehendama ja panid selle jaoks üsna taevakaardi kokku, nagu see 2000 aastat tagasi võis välja nähja. Ja see näidas käde, et medekallis Kristus pole sündinudki mitte 25. detsembril, vaid 17. juunil. Näha, ma ütlen sedamoodi, et kui sa õnnelikumaks saad, eks sa pea siis Jeesus lapse sünnipäeva suvel või siis suvi ja talve ka. Aga ma pea teda täna ja kui sa mooga sama meeld oled, siis ma räägis ole, mis sul jõulutaigus tehja tuleb. Kõik see pealt see, et kõik maja pidam tuleb korista ja ehtida ning jõuluks tehtakse alati aasta keikse rekkalikumad toidud. Ja et pühadaigus tööd tehja ei tohi, siis päevad sool need asjad nüüd juba valmis olema. Jõulukroonid ja jõulukrassid ja sammati lambarasvast ja mesilase vahast 3-arulist küindlet ja hädapärast ajab asja eega 3-aruline küindle jälg. Ja juba 21. detsembril ehk siis toomapäeva tõusti vara ülese, et jõuluvorstid valmis tehja ja õlu käima panna. Vanasti pidi oma õlu olema igas peres ning seda pidi jätkuma üsna jõulude lõpuni. Mitte seda, et sa lähed poodi ja hakkad mõnel 2-liitrise nende samati kaelast kinni. Põrmandad ei tohtinud enne pöhkida, kui jõulud läbi said, muidu läheb õnn majast välja.
ja vanasti toodi muidu jõulu need õled ka kõik sesse, siis mängidi seal igasugu mängust ja magati seal ja õled pidid õnnistust ja tervist tooma. Ja veel pidi seda jälgima, et toidunõudel ei ole gaasi veel mette ja jõuluajal ei tohtinud öösse lasta toas valgusel mette kostuda. Samuti pidi vaatama, et aknad oleks tihedalt kinni kaetud, et valgus jälle välja ei paistaks. Ja jõuluöödel ja eriti just vana-aasta õhtu soovitati üleval olla. Nenda muidu, kui sa muidu ei jäksanud, siis kas või vahedustega. Ja usuti veel sedamoodi, et kui peres jõuluroogast ei valmistatud mette, vaata, selles peres pole järgmise aasta midagi head loota ka. Ja pidulaua peal pidi kindlasti olema õlu, sealiha, see siis pooliks hea pea, jõululeib, jõuluvorstid, ja tavaliselt jõulutoidud olid siis veel pähkled, kapsad, keedetoad, herned, naerid, kala ja või. Ja usuti, et jõululeib või olga ta siis jõulukakk või jõuluorikas või jõulupulv või mis tahes, kuidas moodi teda kuskil pool viiti, et see jõululeib kogub oma sisse erilise kaitsva ja tervistava jõu, mis hiljem kandub jälle selle sööjale edasi. Ja jõululeiba ei puututud, see veidi uuel aastal viljasalve ning jagati karjalaske peeva loomadel ja inimestele. Ja jõuluvorstid tehti valged. See on siis, et tangust ja sibulast. Ja verivorst, mis mede jaoks praegu suur jõulutoit, see on üldse uiemaja asi. Mede rahvuslik jõuluroog, oogid, valge vorst, jõululeib, õlu ja liha, need pidid laual olema terve jõuluaja ja ega üks pidi saama nenda palju süüa, kui tahtis. Ja jõuluöösse tuli süüa kas 7, 9 või 12 korda. Ja siis on inimesel uuel aastal jõudu, jäksu, tervist ja leivapuudus ka käde ei tule. Ja söömakord ei tähendanud muidu mitte seda, et sa pargid oma kere mutkut täis. Siia aidas mõnes suu täiest küll. Ja kui mõni toidupala jälle laua alla kukkus, vaata seda ei tohtinud ülese vetta. Ja üldse ei tohtinud jõulu ajal laua ja voodi alla valgust näitegas enne vaata. Jõulus siis toodi koju kõik välja laenat asjad. Nõnda, et kui sul midagi küla peal, too aga jõuluaegus kõik tagasi. Ja jõulude aegus ei laenatud ka mitte midagi välja. Kõik tööriistad, mis sul on, need pidi ulu alla viidama. Ja inimeste ja majapidamise kaitsmiseks ning selleks, et oleks õnne, tehti ka mitmetsugused siukseid maagilisi asju. Tubadesse kaabiti natust öbevalged või rapudate siis soola või kadagasuitsu tehti ka. Ja jõuluõhtu enne pimedat tehti välisuste ja väravade ja igatsugu sõiduriistade peale valge kriidi või sööga ristid. Ja isegi kajule, pöllunurkadele ja nõudel tehti ristid peale. Ja see, et jõuluaegus kingidusi tehtakse, see on vana komme. Aga sellest on nüüd tehet medel jälle kaubanduslikud jõulud ja õiged jõuludest toogid ainult verivorst ja seaprai söömine meele jään. Oota, jõulud ja küüned oma poole mõtlemine ei käi mette kokku. Ja see ei sünni ka mette, et sa, kui jälle kinneligid midagi kingid, siis tasakesti ise loodad, et saab sellest midagi moodi kasu. Vaata, sa pead lihtsalt tänulik olema, mis soo loo, vaata, siis sul saada ka midagi. Ja kui sa sõsus asja nagu tänu unustad, siis pole sul jõulust mõtted üldse pidada. Ja sa võid sennega arvesta, et sa oled ise omas inimeseks olemise õnne kautanud. Vaat seda ma ütlen. Sa ei mõtle, et mul on nüüd midagi viga külges, et sõsust juttu aeg. Ma või sulle kinnita, et ma olen egade pidi täie tervise ning muistuse juures ka ja seda moodi ma mõtlegid. Ja sa mõtle ka. Mõtle senne peale, mis moodi sa plaanid asjad aasta joosul õnnestust ja kui pole käik korda läinud mitte, siis ei hakka süüdlast otsima ära tegema, vaid vaada oma sisse. Äkis paistab sealt tööline põhjus ja sul pole tariskit kinneligid sandist ütelda. Ja sõsune vaatmine on sennepärast hea, et kui sul muistust too, siis sa teise korra katsud midagi muud abi leida, et su soovid ikka täide läheks. Ja ühte ma või sulle kohe täitsa kinnita, et sii ilmas mitte midagi juhuslikku ei ole. Sa pead katsuma senne asja omal selgeks tehja ja sii pole midagi muud taris kui mõelda ja ise omaga tööd tehja. Ja kui sa tõsiselt asja vetad, siis ei lähegid sul arusaamisega mitte kaua.
Sest vaada, kui valguse kiirus on peaaegu 300 000 meetrit sekundis, siis mõtte kiirus on enda suur, et korruda see number veel 10 astmes 40-ga, kui sa must õigesti aru saad. Enda moodi, et mõtlemist ja ilust jõuluaega soole. Olga Neng. Külakarla mött.